Hei, hei! Siin on vaimse tervise nõuandenurgakene iseenda heaks ja täna pakun sulle ühte sellist joonistamistehnikat, minu tänane sisemaailm. Ja sul läheb vaja selleks paberit ja pliiatseid või ka siis maalimistarbeid, milleks on siis värvid ja pintslid, et ise valid, kumbad sulle rohkem sobivad. Ja kui sa oled maalimistarbed välja valinud, siis sinu ülesanne ongi maalida või joonistada sinna paberile oma praegune sisetunne. Ja ära mõtle seal nii väga selle peale, et mida ma joonistan, et nüüd ma tahan ühe ilusa, suure, võimsa puu joonistada või mõne rebase või sinise taeva. Ära mõtle kujundite peale, ära mõtle realistlike asjade peale. Vaata, mida su käsi teha tahab. Luba tal võtta see pliiats, luba tal võtta see värv. Las käsi teeb ise sümboleid ja jooni vabalt sinna paberi peale, nii nagu ta tahab. See ei ole pilt klassikalises mõttes, vaid see ongi pilt selles mõttes, kus on tähtsad jooned, vormid ja värvid. Ja lihtsalt, mis kujundeid või jooni või värve su käsi tahab kasutada, seda lihtsalt luba tal teha. Et see, mis seal pildi peal on, seda sa hakkad hiljem tõlgendama. Nii, ja siis lihtsalt tee see pilt valmis. Nüüd, kui see pilt on valmis saanud, siis need asjad, kuidas seda tööd siis reflekteerida. Et esimene küsimus on see, et vaata seda pilti ja milline detail või milline osa sellest joonistusest või maalist tõmbab su tähelepanu kõige rohkem. Milline osa? Ja miks? Põhjenda seda enda jaoks. Miks just see? Miks see osa oli sinu jaoks kuidagi pilku köitev või tähelepanu tõmbav? Teine küsimus, milliseid värve sa kõige rohkem kasutasid ja miks? Millest need värvid sulle räägivad? Milline tunne on seal värvide taga peidus? Põhjenda. Selgita ise endale see asi lahti. Nii. Siis kui sa vaatad seda pilti kui tervikut või seda maali kui tervikut, millise tunde see tervik sinus tekitab? Jällegi, selgita, miks just see tunne on selle pildiga seotud. Ja järgmine küsimus või viimane küsimus täna siis on see, et kui see pilt saaks rääkida, siis mida ta sulle soovitaks? Ja see on nüüd see soovitus, mis on praktiline ja mille sa tegelikult võiks siis pärast peale selle töö tegemist ka päris elus nii-öelda ellu viia või rakendada. Soovin sulle ilusat päeva ja rõõmsate kohtumisteni!